Noore inimese tulevikku mõjutab treener, eelkõige hea treener läbi selle, et ta on suureks eeskujuks. Kindlasti andes kaasa talle sportlikud tõekspidamiseks terveks eluks ja väärtused, millega elus hakkama saada. Enda parimaks õpetajaks pean ma enda kodu ja perekonda ja tuttavaid, kes on kujundanud mind täpselt selliseks, nagu ma olen. Mõni poiss ei pruugi otseselt unistada, vaid mõtleb ainult mängule ja mängimisele, mis ongi normaalne. Samas on kindlasti ka neid, kes unistavad juba suurelt, et loodame, et esialgu ta mõtleb olla sarnane mõnele enda Eesti iidolile ja kindlasti võiks olla ka mõni, ütleme, lemmikmänge välismaal, kelle poole vaadata ja unistada suurelt. Aga usun, et järjest vanemaks ja suuremaks saades tuleb püstitada uusi eesmärke selle nimel, et järjest edukamad olla. Ma arvan, et Kristiine inimesed tahavad, et see elukeskkond oleks neile võimalikult mugav. Inimesed ootavad rohkem liikumisvõimalusi, rohkem treeningväljakuid, mänguväljakuid. Me oleme viimastel aastatel päris palju investeerinud just väljas tegevuse võimalustesse. Me oleme arendanud parke, meil üks populaarsemaid on ju Räägupark, Löövendru park. Hetkel ongi meil plaanis Paldiski maantee Endla tänava vahele sel aastal ehitada välja uus street workout väljak, mis tähendab siis välitreenimise võimalusi. Samuti hetkel projekteerime juba skateparki, mida varem Kristiines ei ole olnud ja skatepark tuleb tõenäoliselt Tildri tänavale, Kristiine ja Mustamäe piirile. Nii et selliseid uusi objekte on meil töös päris palju ja palju põnevat on sel aastal tulemas. Ja kallis FC Flora pere ja kogukond, ma soovin, et teil läheks sel aastal väga hästi. Siin Kristiine linnaosa valitsuses me elame väga kaasa sellele, mida te igapäevaselt teete ja kuidas teil läheb. Ma tean, et praegusel hetkel on küllaltki keerulised olud, me elame pandeemia olukorras. Ma väga loodan, et me selle pandeemia ületame ja et see vahepealne periood, mis on kõikidel olnud raske, et see ei mõju noortele sportlastele kuidagi halvasti, vaid vastupidi, annab indu juurde ja te viiksite oma kõik unistused ellu. Ettevalmistus võib alata juba pärast mingisugust mängu, võib see alata pärast mingit trenni või see võib olla seotud mingite tunnetuste või asjadega, mis mul nagu tekivad, aga üldiselt on ikkagi nagu need enam-vähem treeningteemad meil nagu paigas. Me vaatame siis videot, mängu, kas enda mängu või vastase mängu, siis olenevalt sellest, kas me tahame midagi enda mängus paremaks muuta või vastasest lähtuvalt võib-olla siis mõnda nõrka kohta või tugevat kohta ja siis kas parandada või ära kasutada, et siis leiame sealt videost need kohad üles, planeerime treeningu sellest lähtuvalt, vaatame, kuidas mängijate seisud, kes kaasa saavad teha, kes on terved ja nii edasi. Ja siis juba viime treeningu läbi, et suures pildis ta on selline. Parimad nagu jalgpallurid on need, kes on valmis töötama nagu palju, aga nad on ka piisavalt uudishimulikud, et aru saada või küsida selle kohta, mida nad teevad ja kuidas nad saavad ennast nii-öelda arendada ja parandada ja on vastuvõtlikud siis sellele infole. Ma arvan, hetkel parim mängija minu jaoks ilmselt endiselt on Konstantin Vassiljev. Ma ootaks suuri tegusid absoluutselt kõikidelt on ju mängijatelt ja eelkõige tervelt nagu võistkonnalt. Kõigil on võimalus särada, et kui meeskonda lisandus ka natukene kogemust, et siis võib-olla see valik saab isegi olla natukene laiem, et meil neid mängijaid võib-olla see aasta jagub ka vanemate hulgas, kes võivad siin teha selliseid säravaid esitusi. Peatreenerid, nii palju nad omavahel siis nii-öelda võistlevad, et kui hästi nende võistkonnad mängivad ja meil mõned tähtsamad mängud või sellised emotsionaalsemad või suuremad võidud, et siis me saadame üksteisele sõnumeid ja et ikkagi ühes klubis ja selles mõttes asja eest väljas. Teatavasti teevad loomad inimesi paremini kui me ise. Seepärast oleme tulnud täna siia Tallinna loomade varjupaika, et uurida, kes naiskonna ja meeskonna mängijatest on sellel hooajal kõige silmapaistvad. Selles aitavad meid
koerad Jackie ja Titt. Kapteni roll võistkonnast väga tihti sõltub erinevatest asjadest, et üks osa on kindlasti see, mis väljakul toimub, et siis seal kapten kindlasti peab mingitel hetkedel võtma endale natuke suuremat võib-olla koormust, nii füüsiliselt kui mentaalselt, et mingid asjad hoida kontrolli all väljakul ja siis teine osa, mis toimub riietusruumis, et seal peab ka kord majas olema ja proovida võib-olla mõnikord ennetada ka neid raskemaid hetki ja proovida teha kõik, et neid vältida. Eks see oli minu jaoks päris suur üllatus, et mind valiti siis kapteniks ja kindlasti on see minu jaoks suur väljakutse, et jälle panna ennast maksma, et kehtestada ennast väljakul ja väljaspool ja olla oma tiimile toeks. See on minu kõige suurem ootus. Ja kindlasti õppida veel rohkem iseennast tundma ja teisi mängeid. Te ei ütle, et seda kerge juhtida seda meeskonda väljakul, et ma arvan, et väga palju sõltub mängust, kuidas ta sujub ja et on ka kindlasti need raskemad hetked, kus ega endal ka ei ole lihtne väljakul, et selles suhtes üksteist peame aitama, et seal ühest inimest nagu häält võib olla vähe. Euroopas väga raske midagi ennustada, et kes võib tulla, et see sõltub väga sellest loost, keda ma tahaks, et ma tahaks selliseid vastuseid, et meil oleks võimalus neid võita, ja nii kaua püsida Euroopas mängus, kui see võimalik on. Kindlasti, kui tuleb mingi väga tuntud vastane, see teeks meie elu huvitavamaks. Meil on juurde tulnud päris palju uusi noori mängeid. Nad on päris tublid olnud siiamaani ja kindlasti, ma arvan, näitavad hooajal ennast väga heas valguses. Jaanika Volkov kindlasti võib teha väga säravaid esitusi. Samuti kõik vanemad olijad ka muidugi on väärt silma peale panemist, et ma usun, et nad näitavad ka väga häid esitusi. Ja mul otsest võistkonda ei olegi, et keda nagu tahaks vastaseks. Eks kindlasti mingid suured tiimid oleks nagu väga äge väljakutse, väga huvitav oleks nende vastu mängida, aga samuti on meie eesmärk ikkagi Euroopas ka häid mänge näidata ja seal ka edukalt esineda, hästi esineda, et seal ka võimalus oleks edasi saada ikka, et kindlasti on väga nagu kahetsed tunded, et keda me tahaks vastu saada, aga tahaks ikka hästi seal mängida. Floraga seotud olema juba võiks arvata kuskilt aastast 2000. Fännina siis staadionitel käimine algas kuskil 2004 ja kuskil 2009 oli äkki see aasta, kui Tõnisvanna lõi Tronville, eks ole, 1-0 imevärava. Et märkusena lihtsalt, et Brandon oli siis veel 15-aastane, et sealt oli siis see, kus enam nagu kodumänge vähemalt väga vahele ei jäänud. Ja kui me räägime siin tõsistest jalkafännidest, eks ole, kes on siis lõunatribüünil seal värava taga ja 5. sektoris, et siis ma usun, et kõige olulisem on ikkagi pääs mängule, olla tribüünil, toetada oma meeskonda. Flora väärtustest, millised ühtivad minu omadega kõige paremini, siis võib-olla töökus ennekõike, siis kindlasti loovus ja julgus. Soovin Florale ja ennekõike mängijatele tarkust, jõudu, jaksu ja edu siis oma püstitatud eesmärkide täitmisel.
jalgpall on Eestis ja maailmas kõige populaarsem spordiala. See annab meile võimaluse ja vastutuse anda midagi ühiskonnale tagasi. Selleks, et ka tulevikus oleks roheline loodus, puhas vesi ja värske õhk, saame me ära teha juba ise, alustades väikestest sammudest. Saame sorteerida prügi, mõelda läbi, mida me poest ostame ja mida me tarbime. Seda kõike hakkab ka Flora sellel aastal aina rohkem tegema. Samuti soovime istutada puid, teha lindudele pesakaste ja kindlasti näete muudatusi juba meie mängupäeval ja ka staadioni ümbruses.